No nii, jõudis siis lõpuks ka see natukene erilisem BMW, mis lubatud sai siis M240 video lõpus. Vahepeale siis tuli üks Audi A4, mida ka loodetavasti vaatasid. Mis teeb selle 3. seeria BMW natuke erilisemaks on see, et ta ei ole tavaline E90 3. seeria, ta on siis 320 SI. Mida tähendab SI? SI on siis, nüüd tuleb siis väike ajalootund. SI sai loodud sellepärast, et BMW tahtis osaleda WTCC klassis, World Touring Car Championship klassis ja nad olid eelnevalt üsna rahul selle 2-liitrise 4-silindrilise mootoriga, aga nad tahtsid teha mõningaid muudatusi. Muudatuste tegemiseks on vaja müüa vähemalt 2500 autot, ehk siis täita see homologatsiooni piir. BMW müüs neid autosid circa 2600 isegi. Mis selle mootoriga siis tehti, lisaks paljudele muudatustele, esimene asi, mida märkab, kui kapoti lahti teed, on see, et seal on siis eraldi karbon mootorikate, ka mootori pöörete arv on suurem, circa 7 pööret. Ehk siis paljud tunnevadki seda justkui tänavalegaalset võidusõidumootorit nendel BMW-del. Kahjuks oli ka nende mootoritega mõningaid vigu, aga selle kõige kohta võid juba täpsemalt lugeda siit lingilt, mis ma siia video alla panen, sain sealt ka ise natukene targemaks, et lisaks ka siis mootori muudatustele sellel autol neid velgi all ei ole, aga olid BMW-l siis BMW Motorsport väljad 18 oli see, mis olid natukene laiemad, samas kergemad. Vedrustust oli natukene modifitseeritud, et ta oleks parema juhitavusega. Salong on teistsugune ja üsna paljudes kohtades märkad ka seda 320 SI-d, et nad ikkagi tahavad sulle meelde tuletada, et sa istud selle eriväljalaskeroolis. Aga täna siis jah, nagu alati, vaatame, kuidas ta sõidab, vaatame, mis see salong endast kujutab ja siis näitan ka, milline see karbon mootorikate seal välja näeb. Päris huvitav, ei ole tavaline karbon. Ja ette ütlen ära, et ka sellel autol on siis summutit natukene ära laidatud, et teeb natukene teistsugust heli, kui nad muidu teevad. No nüüd siin tagaistmel, ütleme jah, ta on justkui tavaline 3. seeria, aga võib-olla kaamerast ei ole näha, aga siin on üsna palju niisugust Alcantara või niisugust seemisnahalaadset materjali. Ja samas nagu istmete keskel on niisugune tavaline riie. Päris korralikult topsihoidjad käetoe sees, käetugi ka siis sellest justkui Alcantara või seemisnahalaadsest materjalist. Täpselt ei saa tõesti aru, mis asi see on, aga ülimõnus on käe all. Et jah, ruumi ka ei ole liiga palju, aga samas ei ole ka väga vähe. Et kui, ütleme täiesti tavaline sedaan selle koha pealt ruumi mõttes, et ilusti mahub tegelikult istuma siia, väga mingi probleemi pole. Et jah, päris huvitav salong on. Üsna pime on siin taga muidugi. Siin on üsna tume toonklaas ja kogu salong ise on ka tume, katuseluukidel ei ole. Aga üldiselt jah, siuke päris head materjalid ja üsna mõnus siuke koht, kus istuda, et siin ka siis käetoe all veel seda seemisnahka, Alcantarat, mis iganes ta täpsemalt on. Taga on siis jälle eraldi kliima ja üks asi, mis praegu vaatan, uksetaskuid ei ole, mis on natuke huvitav. Aga samas on siin võrk olemas esiistmete nii-öelda seljatoe küljes. Et väga palju jah, mingeid siukseid pannipaikasid siin ei ole, aga jällegi jah, istmed asjad on mugavad ja ei oleks probleemi sellega tagaistmel ka sõita. No nii, ja siin esiistmel samamoodi, ta on justkui 3. seeria, tavaline, aga natuke on seda nii-öelda SI vürtsi siin juures. Et jällegi istmed keskelt siuksed tavaliselt tekstiilist, äärtest ja siis ka see justkui põlvetugi on jällegi sellest teistsugusest materjalist. Käigukangil, kuna manuaaliga on tegu, 6-käiguline manuaal, siis on M-logo peal, nahas käsipidurikang, reaalne käsipidur, mida on päris hea näha tänapäeval. Ja rool ise on muidu jällegi nahast, aga seda polegi varem näinud. Kõik nuppud ümbert on jälle sellest samast Alcantara-laadsest materjalist. Ka päris huvitav siukene disaini touch. Ees on olemas ustel päris suured sahtlid, aga asi, mida ei ole, mis taga oli, on topsihoidjad. Neid jah, lihtsalt ei ole siin. Et 3. seerial osadel on siia sisse lõigatud topsihoidjad. Üks siis juhile, teine siis kõrvalistujale, aga selles autos seda ei ole. Täpselt ei saa siiamaani aru, miks BMW neid otsustas mitte panna esiistmele. Aga üldiselt jah, päris hea varustusega auto. Keskel on siis eraldi ekraan, mis ei olnud standard sellel autol. Taga on isegi olemas eraldi kardin, mida isegi minu 3. seerial ei ole. Lisaks siis jah, igasugused, tol hetkel ma usun, et see oli üsna suur asi, oli navigation business
ja samuti siis tegelikult ongi kõik need siuksed SI spetsiifilised lisad siin ja eraldi siis start-stop nupu ümber on ka limited edition 320 SI ja seda on siin autos mõnes kohas veel välja toodud, et sa istud ilusti selles limiteeritud väljalaskes. Omanik on siis siia pannud ka natukene siukest võidusõidulikku nagu võidusõidus kasutatakse neid siis pukseerimiseks. See on, ma loodan, rohkem iluperes siin, et loodetavasti seda pukseerimist kasutama ei pea. Aga läheb ka selle karboniga kokku, mis seal kapoti all on. Aga jah, rääkides kapoti alusest, siis lähme kohe vaatame, mis seal kapoti all täpsemalt peidus on. Nii, vaatame nüüd, mis seal kapoti all täpsemalt peidus on siis. Ta on küll jah siuke tavaline 4-silindriline 2-liitrine mootor, aga esiteks, kui vahepeal ära unustada, et tegu on BMW-ga, siis see on üks BMW logo veel. Aga see on jah siis see, mis teeb natukene teistsuguseks selle mootori ruumi, et tal on siis justkui kohe peale vaadates näed, et ta ei ole päris tavaline 4-silindriline mootor. Jah, tal on küll 170 hobujõudu, mis ei ole väga palju, aga ta on jah lihtsalt siuke natuke vürtsikam, et justkui kes teab, see teab. Aga jah, mis seal ikka, lähme vaatame, kuidas ta sõidab ja siis juba võtame kokku kõik need mõtted, mis tekkinud on vahepeal. No nii, nüüd siis selle SI roolis. Ütleme tõesti, ta on ikkagi natukene sportlikum auto, et vedrustus ka natukene annab seda tunda, aga ta ei ole mitte kuidagi nagu ebamugavalt põrkav. Ja nagu ma ütlesin, siis siin ka summutit on natuke kaasa aidatud, et summut teeb ka natukene siukest sportlikumat häält. Ja tegelikult sellele autole see täitsa sobib. Et eks ta üldiselt ole justkui tavaline E90 320 on ja, aga kui see on siis jällegi see auto, et kes teab, see teab, et see SI on natukene erilisem, oluliselt vähem toodetud ja siis natukene siuke vürtsikama mootoriga, et isegi mõned ütlevad nii-öelda Formel 1 tehnoloogiat on siia mootorisse pandud ja eks ta tegelikult ajaloo mõttes on päris huvitav auto, et kindlasti väga oluline auto BMW jaoks. Aga kas sellest ka tavainimene aru saab? Suure tõenäosusega mitte, aga kas ta peaks sellest aru saama? Samuti suure tõenäosusega mitte, et see auto on nagu üsna spetsiifiliselt entusiastidele. Et kindlasti tulevikus on see, mina arvaks, et auto, mis isegi natukene tõstab oma hinda ja mida inimesed tahaks võib-olla justkui enda kollektsiooni, kes on natukene tõsisema kollektsionäärid. Aga jah, praegu täitsa siuke huvitav auto, huvitav võimalus, et siukest autot üldse filmida, arvestades neid üle maailma tehti circa 2600. Seega jah, kindlasti üks siuke auto, mis jääb meelde. Manuaalkäigukast on hästi mõnus, päris hästi saab aru, kui ikkagi kus kohas mingi käik asub, et naljalt siin nagu mööda neist ei vaheta. Ja üldiselt ülejäänud asjad, jah, siin kõik see multimeediasüsteem, kõik see on siis jällegi tol aja BMW siuke, ütleme siis tavaline lisavarustus, et kõik toimib nii nagu peab, aga jah, siis kõik see nii-öelda erilisem osa ongi just see mootor, veermik ja siis mingid detailid salongis, näiteks need istmed ja siis kõik see 320 SI logo siin start-stop nupu ümber ja lävepakudel. Et mina tegelikult täitsa jääks rahule selle sõiduga, et ta on siuke, ongi mõnusa häälega ja natukene siis teistsugusem 2-liitrine 3. seeria BEM. Korgi. Oh my god, kui nõina. No nii, ja mis me arvame siis sellest 320 SI-st? Isiklikult kogu see ajalugu ja kogu see aura selle auto ümber mulle väga meeldib. Kahjuks paljudele ta ongi lihtsalt tavaline 3. seeria BEM, sest ta ei ole välimuselt nii palju teistsugune, kui nad üldiselt, kui nad tavaliselt 3. seeria BEM-id on, aga kõik see mootor ja kõik see, mille põhjal ta nii-öelda ehitatud on, see on minu arust väga huvitav siuke ajalooline fakt ja üldiselt kogu selle auto iseloom on ka päris huvitav selle tõttu. Arvaks, et tulevikus auto on natukene isegi võib-olla tõstab hinda, kui mitte siis juba lihtsalt selle manuaalkäigukasti pärast, sest seda on järjest vähem ja vähem.
aga ka jah, üldiselt ma usun, et on inimesi tulevikus, kes otsiksid sellist autot näiteks oma kollektsiooni. Sest jällegi, ta ei ole lihtsalt tavaline 3. seeria 2-liitrine BEM. Aga kindlasti sooviks tänada siinkohal Marist, kelle autos on, kes meile selle videos usaldas. Üldiselt väga hea kokkusattumus auto üldse meile siia videosse tuli, arvestades, et need on ainult 2600 tükki kokku toodetud. Kui ka sulle mõni huvitav auto, millest Vine Visual võiks video teha, siis kirjuta vine.visual@gmail.com või siis Instagrami ja Facebooki, et need 3 kohta on siis, kus meie kontakti saab. Kindlasti, kui video meeldis, pane like, jäta alla ka kommentaar, mis sellest videost arvasid, mis sellest autost arvad ja vajutage subscribe nuppu, sest praegusel hetkel circa 90% vaatajatest ei ole siis subscribe nuppu vajutanud. Et kui selle numbri saaks circa 1000 peale, oleks juba päris hästi. Aga jah, eks me näeme juba järgmine kord, mis meil siin huvitavat esitleda on ja nagu alati, tšau,